Raivo, sa oled küllap üks vähestest saadikukandidaatidest Riigikogu valimistel, kelle valimisprogrammis tervise osas on nii tähtsal kohal elektromagnetkiirguse piiramine Eestis. Miks? No nüüd see on seisukohad tegelikult meie erakonna programmis ka. Et see on tegelikult üks väga oluline asi, sest ei saa rääkida tulevikust, kui me saame ohtu inimeste tervise ja üldsegi nagu inimeste elu. Et kui vaadata nagu selle pilti, et kui meil oli siin 2 aastat tagasi oli uudis ikka raadios, kus meile öeldi, et iga 5 Eesti noor on viljatu. Euroopas on neid 2 tükki 5. Et siis see suund on sinna, et me muutumegi täitsa viljatuteks ja see pole ainukasi. Et elektromagnetkiirgus, mis siin siis on läbi Wi-Fi ja läbi praegu paigaldatavate kaugloetavate arvestite, on tegelikult nii võimas, et see hävitab ära kogu inimkonna tervise. Ja mitte ainult tervise, vaid ta muudab ka inimeste ajutegevust. Moonutame niimoodi, et inimesed muutuvad lihtsalt autistideks. Ja kui enne oli meil autiste 1 inimene 10 000, siis praegu ma olen kuulnud, et on 68 inimest 10 000 ja see pilt lähema 10 või 20 aasta jooksul muutub nii võikaks, et see hakkab üle 5000 ehk üle poolt inimeste. Ma ei taha seal teemal praegu pikalt rääkida, sellepärast, et mul on kaasas üks inimene, kes on palju pädevam rääkima ja ta nimi on Liis Eller. Liis, ma tean, et sa oled üks MTÜ kogukonna hüvanguks asutajaid ja see oli üsna vähe aega alles tagasi. Mis oli selle kogukonna hüvanguks asutamise põhjuseks? Miks see raeti? Põhjus oli meie asutajate liikmete väga tõsine mure Eesti inimeste tervise pärast, Eesti inimeste teadlikkuse pärast eelkõige. Sellepärast, et mida rohkem seda teemat olen uurinud, seda süngemalt paistab välja, et väga vähesed on teadlikud sellest, milline keskkond meid ümbritseb, millist mõju avaldavad need seadmed, mida nad kasutavad. Ja kui see samamoodi jätkub, et inimesed jätkavad sellist kasutamist, tehnoloogiat ostetakse sama suure kiirusega ja sama palju ja veelgi rohkem, kui seda praegu tehakse, siis võib see tulevik olla päris sünge. Ja seda mitte ainult Eestis, vaid kogu maailmas on see probleem. Te olete rajanud kodulehe kiirgusinfo.ee ja tõlgite ka materjale. Ja. Mida te veel teete? Või olete teinud selles plaanis juba? Me oleme praegu jõudnud 2 korral oma infoga Kanal 2, kus oli saates Radar kajastamisel esimesel korral siis mobiilimastide teema ja siis kaugloetavate arvestitega seoses üldse elektroülitundlikkuse teema sai kajastatud. Ja siis üritame ka meedia vahendusel infot levitada, kirjutada oleme paar artiklit saanud avaldada. Et selline töö meil käib. Kas välismaal on see teadlikkus sellest ohust nagu kõrgem kui meil? See ei saa päris 100% öelda, et välismaal, aga on riike, kus on see teadlik tõesti oluliselt kõrgem. Kas või sellised riigid, kus normid on tõesti 10 000 korda madalamad kui meil, eks ju. See võiks juba küsimusi tekitada, isegi 100 000 korda. Et mille pärast on siis mõni riik otsustanud, et nende elanike jaoks on ohtlik norm hoopis niivõrd oluliselt väiksem piirmäär kui meil. Kas meil on elektromagnetkiirguse piirnorm üldse Euroopa Liidu lagi 10 000 ühikut? Euroopa Liidu ja maailma lagi on see samamoodi, et kõrgemaid ei ole mitte kuskil. Ja samal ajal ohutu oleks siis 10 kuni 100 000 kuni miljon korda väiksem? Jah, selles osas teadlased ei ole nii üksmeelel, et mis see täpselt see ohutu piir on, sellepärast et kõige selline, ütleme siis, konservatiivsemad
teadlased vaatavad, et see ohutu norm on tegelikult selline, mida meie keskkonnas ei ole üldse võimalik enam leida, sest et see kiirgustase on lihtsalt igal pool juba nii suur, isegi metsas, kus ei tohiks olla ju ei Wi-Fit ega mingisuguseid seadmeid, võib-olla mobiililevi, eks ole, on igal pool, et isegi seal ei ole võimalik leida ohutut taset. Hiljuti oli YouTube'is mingi foto või film, kus väideti, et ka puud ei pea vastu. Jah, ja paraku mitte ainult puud, aga kogu loodus, linnud, putukad, loomad, et haigestuvad haigustesse, kaotavad orientatsiooni, et see on väga selgelt looduses näha. Ja looduses on ta paraku selgeminigi näha, kuna loomade elutsükkel teatavasti on lühem ja nendel need protsessid on palju kiiremad, et inimesed võiksid selles osas võtta, lihtsalt vaadata ja teha omad järeldused. Milline oleks nüüd kõige elulisem allvaldkond selles elektromagnetkiirguse vallas? Kus tuleks inimest kaitsta kõigepealt? Jah, see on hea küsimus. Minu arust see on selline komplekt tegelikult, et võttes ühe väikse osakese ära, sellest ei pruugi piisata, et tegelikult tuleb seda käsitleda ikkagi nagu tervikuna, et seda kiirgust peab vähendama ikkagi igas võimalikus aspektis, olgu see siis mobiilid, wifi'd, kaugloetavad arvestid, need, mis kiirgavad, saasteelektrid, tekitavad seadmed. Et inimesed on nagu tundlikud erinevatele seadmetele, erinevatele aspektidele, eks ju, et üks teatava mõju teeb üht inimest haigeks, teine mõjub teisele, eks ju. Et kui me nüüd ühte inimest hakkame säästma, siis tegelikult see ei oleks nagu õige, et see on ikkagi selline üleüldine lähenemine ja peaks tegelema selle asjaga tervikuna. No paar päeva tagasi jällegi levis uudis, et Prantsusmaal keerati ära Wi-Fi siis lasteaedades kuni 3-aastaste rühmades, ja? No lastesõimedes sisuliselt. Just, ja välismaal on ka Wi-Fi-vabasid koole järjest tuleb juurde, eks? Jah. Isegi Eestis väidetavalt üks on. Aga pole isiklikult kontrollinud, nii et ma ei julge seda veel kinnitada, aga kindlasti neid on. No Wi-Fi saab viia traadiga netile üle, eks ole, ei ole probleemi. Mobiiltelefonile saame mingisuguse kaitse peale panna, arvutile, telekale, kas või mikroainele ahjule. Aga mida pihta hakata siis selle saastevoolu või saasteelektriga nendes nutivoolumõõtetes, mida nüüd suure kiiruga igale poole pannakse? Selleks on ka olemas tegelikult filtrid, aga kas me mitte ei peaks tegelema ikkagi nende algsete põhjustega, mitte hakkama tagajärgi likvideerima, eks ju, või tagajärgi kuidagi leevendama, sest et me teame, oleme ilmselt paljud kuulnud, et kaugloetava arvesti puhul ei ole probleem ainult mitte selles saasteelektris, vaid see valdkond on ikka äärmiselt palju laiem. Ja võib-olla peaks nende puhul ikkagi järgima jällegi teatud teiste riikide eeskuju, kes on kaugloetavate arvestitele ülemineku üldse peatanud näiteks. Kas sa oled tähele pannud, Liis, et kui palju on Eestimaal koole, kus ei ole nagu katustel neid suuri saateid ja kas sa arvad, et need õpetajad teavad, kui ohtliku nende töö ja kui palju see hävitab laste tervist, kui need saated on kooli katustel? Ma olen päris kindel, et põhjus, miks need seal saavad olla, on see, et õpetajad ja inimesed ei ole teadlikud. See on jällegi see teema, mis nii üleüldiselt silma hakkab, et lihtsalt ei ole teadlikud, sellepärast et täiesti paradoksaalsel kombel on just lasteaiad ja koolid, haiglad, katused täis neid antenne, eks ju. Et mis iganes põhjused, aga see on just selline piirkond, kus kindlasti peaks neid antenne eemal hoidma. Ja sellest on rääkinud isegi Euroopa Komisjon, Euroopa Liidu organid, et andnud soovituse, et hoidke vähemalt koolidest ja lasteaedadest ja haiglatest oma antennid ja kõrgepingiliinid eemale, et inimesi tuleb kaitsta. Saasteelektri puhul ma küsiks, kas ma saan õigesti aru, et seal siis algab selline voolu mingisuguse parameetri hüppamine väga suurtes amplituudides? Jah, just.
et et kui tervislik on 30-40 ühikut, siis sageli on 1000 ja rohkem. Jah, need on Stetseri ühikutes mõõdetuna, et isegi nad soovitavad, et 25 oleks niisugune hea. Ja organism ei jõua sellega kohaneda lihtsalt, kuna see toimub nii tihti, olenevalt siis kodustest voolutarbijatest. Just, et me ei saa nagu öelda, et ainult kaugloetavad arvestid seda probleemi tekitavad, vaid samamoodi arvutid, kõik sellised seadmed, mis on adapteriga ühendatud vooluvõrku, kus on alalisvoolu ja vahelduvvoolu siis üleminek. Aga kas seda sama põhjustasid siis ka vanad voolumõõtjad? Vanad digitaalsed mõõtjad mingil määral küll, aga mitte nii palju. Et sellele on tähelepanu juhtinud paljud teadlased, et see on nagu hästi arusaamatu. Kindlasti on seal mingid tehnilised põhjused, miks see niimoodi on ja miks see seade selliseid asju tekitab. Aga isegi just hiljuti jälgisin ühte intervjuud ühe teadlasega, David Carpenter, kes väitis samamoodi, et kaugloetavad, et just see saasteelekter, mida ta tekitab, et see on äärmiselt kahjulik inimesele. Et kui vähegi võimalik, siis vältige neid seadmeid. Mida inimesi kiirabi korras saaks teha, näiteks vähemalt ööseks korgid välja lülitada, vähemalt magamistoa ümbruses? Kindlasti. Et nii palju, kui olen nende tundlikega, elektrotundlikega suhelnud, siis see on tõesti asi, mis aitab magada. Inimesed muidugi tihtipeale ei tulegi selle peale, et kui need on unehäired, et siis võiks selle süüdistada elektrit, eks ju. Aga tegelikult võib lihtsalt katsetada. Paar ööd lükata elekter välja ja mitte ei pruugi piisata sellest, et korgid välja, vaid voolumõõtjast on lüliti on peal, kus keerata kinni, asendisse ja mina näen seda enda pealt, kas või tunne kvaliteet on hoopis teine. Keerad voolumõõtja välja, sellele koos läheb ka elekter välja? Jah. Ja siis on nagu vaikus. Et kui korkidest keerata, või korkide peal on nagu elektrikilbis, siis on nagu eraldi lüliti veel, eks ju. Võib-olla igal pool ei ole niimoodi, ega minul on. Siis jääb selline hälve või niisugune mingi impulss jääb sinna juhtmetesse sisse tuntavalt. Et lihtsalt sellest korkide kinni keeramist ei piisa. Kuidas meile mõjuvad nüüd need 3G ja 4G ja 5G ja kõik muud kiirgused, mis ka kuskilt tulevad? Osa vist kosmosest või tule veel? Ei, seda ma ei tea. Vist kosmosest ma ei tea, kui palju neid G-sid. Ma mõtlen, Sputnikute pealt. Ei tekitate veel neid leviväljasid? Ma ei tea, kas see nüüd on juba reaalsus või oli see plaan, aga igal juhul sellest ma olen kuulnud küll, et vähemasti idee on luua siis ütleme interneti tugijaamad siis satelliitide peale ja droonide peale, et siis on tõesti nagu igasugune 100% kõik kaetud, igasugune kivi ja puude alused ka. Aga jah, sellest on kirjutatud teadlased küll, et paraku on nii, et mida rohkem või mida suurem number selle G-s, siis seda kahjulikum on see inimese organismile. 5G kohta ma ei ole veel küll midagi lugenud, aga 4G on juba tõesti selline, et võimalusel iga hinnast vältida. See on kui selline mobiil on, mis siis kasutab seda? Ja paraku käisin just uurimas, et kas saaks netipulka ümber vahetada, siis 3G-sid enam ei ole olemas, 4G ainult. Et see üleminek 4G-le on väga intensiivne, massiivne, globaalne. Aga võrreldes nüüd 3G ja GSM-iga, siis olgugi, et 3G sagedus iseenesest nagu võiks olla kahjulikum, siis mingisuguseid parameetreid nagu võrreldes ikkagi GSM teatud nüansse nagu häirib rohkem, et siis eelistada seda 3G-d. Ja siis järelikult püüdagi nagu, kui vähegi võimalik sinna pidama jääda ja kuni neid seadmeid jätkub, mis selles võrgus töötavad ja võrku jätkub, eks ole. Millist hügieeni võiks järgida veel siis mobiiltelefoni kasutamisel ja nende analoogide, mis nüüd on väga mitmesugused?
noh, kõige tervislikum loobuda üldse, eks ju, loogiline. Aga ega see lihtne ei ole tänapäeva elus. Siis on variante on mitmeid tegelikult õnneks. Kui loobuda ei ole võimalik, siis alustaks sellest, et piiraks kõneaega. Kui nüüd rääkida natukene numbritest ja uuringutest, siis inimesed, kes on kasutanud 10 aasta jooksul iga päev telefoni, mobiili vähemalt pool tundi, nende ajuvähki haigestumise tõenäosus on 2-kordne. Ja paraku need vähivormid, mis tekivad mobiiltelefoni kasutamisest, on palju agressiivsemad. Et siis sellist diagnoosi saades on juba niisugune tuleviku väljavaade mitte eriti roosiline. Üks asi on siis jah, need kõnesid lühikesena hoida. Siis on variant kasutada selliseid, on olemas teatud kangad, mis blokeerivad mobiilikiirgust, mis on siis hõbeniidiga. Ja mobiili kindlasti ei tasuks hoida keha juures, ei rääkides ega kaasas kanda, rääkimata sellest, et kuskil pintsaku taskus, püksitaskus. Et probleem ei ole mitte ainult selles, et rääkimisel mobiil kiirgab, vaid nii-öelda see standby või ooteloleku ajal ta ju kontrollib kogu aeg ühendust selle mastiga, et olla nagu kättesaadav. Ja see, olgugi, et see impulss on suhteliselt väike võrreldes kõne ajal tekitatud kiirgusega, siis on see siiski piisavalt tekitada selliseid haiguslikke protsesse inimeses. Kui palju te olete nüüd suhelnud inimestega ja rääkinud selle inimestele ja kas te nagu täheldate seda, et inimesed saavad aru sellest, et see on nii ohtlik või nad ikkagi kuulavad ära ja löövad käega ja mõtlevad, et see kuskil on nähtamatu asi, et ei puuduta neid? Jah, inimesi on õnneks igasuguseid, õnneks ja kahjuks. Et on olemas selliseid inimesi, kes tõesti nagu võtavad selle teema vastu, kes on kuidagi avatumad. Ilmselt see eeldabki, et nad suhtuvad üldse kõigesse asjadesse nagu avatumalt, sellepärast et tüüpiline reaktsioon, mida ma olen kohanud, on ikkagi selline, et tekib selline kohe niisugune totaalne eitus või isegi kui inimene on valmis sind ära kuulama ja noogutab ja teeb nagu näo, et ta saab aru, siis sellele ei järgne tegelikult mitte mingeid tagajärgi või ta ei muuda mitte kuidagi oma käitumist või niisugune tüüpiline vastus on see, et ma saan aru jah, et on kahjulik võib-olla, aga esiteks ei ole ju tegelikult ära tõestatud ja teiseks, kuidas ma siis ilma saan, mul on tööd teha, ikka lihtsalt see inimeste harjumise jõud on nii suur, et see kisub, millele on ka teadlased viidanud tegelikult, et see on sõltuvus, et need mobiili ja wifi kiirguse lained siis kuidagi muudavad su aju sünapseid või mingeid neuroloogilisi impulsse niimoodi, et siin tekib sõltuvus ja see on samamoodi alkohoolikule, sa võid ju rääkida, et kuule, et see viin ei ole päris hea, eks ole. Sul on mingi vastav kehakeemia isegi tekkida, mis siis kohaneb sellega. Aga nüüd need ülitundlikud inimesed, kellele arenenud riikides eraldi erumaju ehitatakse nii edasi, et kuhu prakku nemad siis meil nagu poevad või põgenevad, kuidas nad saavad üldse selles keskkonnas olla? Meil on, esialgu on veel võimalus maale põgeneda, aga arvestades seda, et ka kõik maadpiirkonnad üsna rohkem kaetakse mobiilivõrguga, wifi võrguga, igasugused vaba või need free wifi piirkonnad on, eks ole, linnades ja asulates. Et ma ei näe nagu siin nagu lahendust enne, kui tekib just selline teadvustumine, eks ju, et kui ka ütleme valitsuse ja riiklikul tasandil hakatakse probleemi mõistma, nagu paljudes teistes riikides, eks ju, et kus luuakse just niisuguseid wifi-vabasid piirkondi inimestele, kes ei talu seda. Et lihtsalt me võime ju siin metsa joosta, aga kui see mobiilimast 6 aja pärast pannakse 1 kilomeetri kaugusele, siis sa ei saa nagu lõpmatuseni põgeneda, eks ju.
kui võimsad need kodanikualgatused siis mujal maailmas on või on seal valitsused ise, inimesed ise targemad, ükskõik kus nad siis on, et nad nagu oskavad selliseid asju ka luua ikkagi? See on nagu nii ja naa, et tihtipeale on jah, et see tuleb, kuna on olemas veel nii-öelda sõltumatuid teadlasi, kes ei ole lasknud ennast siis ütleme telekommunikatsioonitööstuse poolt nagu ütleme siis kinni maksta. Kinni maksta on nagu jah, ütleme otse öeldes. Kinni maksta. Et see informatsioon tegelikult on olemas, kättesaadav kõigile, kes vähegi otsib ja viitsib otsida. Ja siis need sellised avatumad inimesed on selle info leidnud ja hakanud tegutsema. Et võib-olla küsimus on selles, et see on nagu mujal riikides siis, ma ei tea, võib-olla keeleprobleemi pärast või kuidagi see info on nagu, kuna hästi palju nende uuringutega ja rahade pärast kindlasti, et uuringutega tegeletakse riikides, kus teadlased saavad lubada seda endale, et neid ei rahastata ja teha ikkagi oma uuringuid, eks ju. Et siis kuidagi seal on see asi nagu natukene edukam olnud, jah. Aga mitte ainult inimeste tasandil, sellepärast, et ühelt poolt jah, et see läheb nagu rohujuure tasandilt ülespoole, eks ju. Aga teisalt jällegi näiteks Salzburgi linnapea, kes ise on arst, eks ju, tema jällegi olles väga hästi kursis nende kõrvalmõjudega, on ise kehtestanud oma linnas sellised piirangud, mis on siis Euroopa kõige madalamad normid. Ütleme siis soovituslikud normid, millest ei tasuks siis üle minna. Millisena sa tajud nüüd selle MTÜ kogukonna hüvanguks edasist perspektiivi ja tegevust? Mis on nagu järgmised astmed või? Jah, see on... Meil on ikkagi eesmärk leida need inimesed ülesse, kes oleks valmis meiega koos tegutsema, sest et praegu meid on tõesti vähe. No praegu on 10 inimesi. Umbes 10, jah. Ja me peame nagu arvestama, et kõigil on ju omad elud ja omad tööd ja omad tegemised, eks ju, ja niimoodi kõige selle kõrvalt mingisuguseid väga olulisi protsesse hakata liikuma panema on päris keeruline. Et meil on tegelikult väga suured plaanid, aga küsimus on just selles, et kust saada seda inim- ja ajuressurssi juurde. Ma arvan, sul on hea meel, et Eesti Iseseisvuspartei on selle probleemi võtnud oma programmi lahendamiseks. Kindlasti. See on... Kas see tuli üllatusena? Kas oli rõõmus üllatus? See oli rõõmus üllatus, jah, sellepärast, et ma ei oleks tõesti uskunud, et Eestis keegi poliitilisel tasemel selle teema üldse võiks tõstatada. Ju ma siis olen jah, mingist pessimismist olnud haaratud juba. Aga see on vägev. Aga kuidas see Kanal 2 rahvas sellesse nüüd suhtus, kes need 2 saadet on teinud? No esimene saade mulle tundus, et nad jäid ikkagi suhteliselt skeptilisele seisukohale. Aga see teine osa, mis rääkis juba nendest tundlikest ja nende probleemidest, et mulle tundus, et sellega me ikkagi jõudsime nagu kas öelda läbimurdeni või igal juhul jõudsime nagu oma infoga kuskile inimestele lähemale. Et minu arust see kajastus oli tegelikult hästi ühelt poolt küll erapooletu, aga siiski piisavalt selline avatud, ütleme nii. Et see jättis tegelikult hea tunde sisse küll. Nii et see on nüüd selline 3. kopsakas saade, mis siin praegu käigus on. Millest võiks veel saateid teha? On teemad juba varuks, mida veel pakutakse televisioonile, raadiole? Jah, neid teemasid on tegelikult palju. Kindlasti peaks neid eraldi, neid mobiile käsitlema, kindlasti wifisid käsitlema, eriti wifisid, mida koolides ilmselt paigaldatakse, eks ju, et kogu see digipöörde programm, et oleks igas klassis tahvelarvutid, koolis wifi, õpilastel nutiseadmete kasutamine väga käpas, et see programm saab olla niivõrd
ütleme siis niivõrd edukas praegu ainult tänu sellele, et inimesed ei ole teadlikud lihtsalt sellest reaalsest mõjust. Aga noh, me ei saa nagu vaadata mööda sellest, et ei ole olemas laste jaoks ohutuid kiirgusnorme. Ei ole, noh, võib-olla keegi väidab, et on, aga nii palju, kui neid teadlasi on, keda ma usun, siis väidavad, et ei ole. Ja panna lapsed sellisesse purki, kus nad peavad 6 tundi päevas olema sellise kiirguse supi sees, siis see on üle mõistuse. Ja samal ajal ma olen kuulnud, et on olemas juba sellised skalaartelefonid, mis on täiesti kiirgusvabad ja ohutud. Jah, just. Aga mis ei ole käiku lastud. Ja ei lasta. Jah, ei lasta. Kuna põhineb mingisugusel nii-öelda prienergial, mida majanduses veel ei kasutata. Seda väidetavalt jah, skalaarlainetel telefone ja seadmeid kasutatakse sõjaväes ja siuksed, ütleme siis, ilmselt ka poliitikas, et kuna neid ei ole võimalik pealt kuulata ja nad ei avalda kahjulikku mõju. Aga arvestades, et meie ühiskonnas ja maailmas toimub kahtlaselt palju protsesse, kus eriti ei arvestata sellega, mis avaldab inimestele kahjulikku mõju või mitte, eks ju, et siis noh, me peame, võib-olla see ongi üks oluline asi, et mida teadlikumaks inimkond saab ja ennast kuuldavamaks toob ja siis on ehk lootus, et ühel hetkel antakse meile sellised tehnoloogiad ka. No ma tean, et Harku kool siin lastevanemate aktiiv hakkas nagu sellele wifiseerimisele vastu. Kuidas see protsess edasi on kulgenud? Kahjuks ei ole nendest midagi enam kuulda olnud. Et me vahetasime kirju ja andsime nõu natukene ja andsime materjale. Lahendus on ju lihtne, viige net kaabli peale ja kogu lugu. Aga selle vastu oli kooli juhtkonnal kohe argumendid, aga see ei ole mobiilne. Neil on vaja, esiteks on see, et need arvutid, kuna neid muretsetakse mingi teatud kogus, eks ju, et siis, et neid saaks liigutada ühest klassist teise, et see juhtmete vedamine lihtsalt ei ole nagu majanduslik, eks ju. Ja noh, teine... Inimene kui majanduslik ühik siin. No ikka, eks ole, kõik on ju rahas mõõdetav, et mis see lapse tervis ikka maksab, eks ju. See meenutab seda terviseloosungit, et mitte elule aastaid, vaid aastatele elu. Et elame hästi vähe, aga elame täielikus kommunikatsioonis. Paraku tundub küll niimoodi ei olevat see suhtumine. Aga see Raivo toodud sellised näited, et võib prognoosid, et mingi aja pärast 50% me oleme autistid või dementsed või mingil muul moel debiilsed. Sa oled ka kohanud sellised? Jah, paraku see... Inimrass mandub. No seda on juba selgelt näha. Eks seda on, ma usun, et näevad kõik inimesed, et see pilt on kurb. Et niisugused uuringud pakuvad jah, et 10 aastat on selline suht kriitiline piir, eks ju, 10 aastaga hakkavad avalduma niisugused tõsisemad mõjud sellisel kiirgusel ja dementsus, kasvajad, viljatus on paraku niisugused esmased tõsised tagajärjed. No selles elumajas, kus need mobiilimastid olid, et seal oli ju vähk väga sagedane surmapõhjus vist, nagu ma kuulsin. Jah, vähk, mitte ainult vähk, vaid igasugused südameinfarktid. Inimesed ei olnud aastaid korralikult maganud ja nad ei saanudki aru, milles on asi. Magamatus on esimene asi, et kui inimene ikkagi magata ei saa, siis tasuks natuke uurida, et miks. Et see põhjus, et mul on stressirohke töö, et see ei pruugi nagu olla tegelikult peamine. Et see magamatuse probleem on väga suur ja see on nagu see koht, kus tasuks hakata tõesti uurima, et millest see tuleb ja kuidas saaks ikkagi une kvaliteeti päästa. Et lahendused on olemas, lihtsalt inimesed ei oska otsida. See on see esimene asi, et tuleb osata küsimusi küsida, eks ju. No nüüd on olemas ka veeb, eks ole, kiirgusinfo.ee, kuhu igaüks saab tulla külla ja lugeda sealt vanu ja uusi materjale. Just, et nii palju kui vähegi jõuame, siis postitame aina juurde.
materjali on hästi palju, et kui ainult jõuaks tõlkida neid. Ja muidugi tulge ka liikmeks, eks ju? Jah. Kes tahab nagu kõvemini kaasa aidata? Meil on jah, et küsimus ei ole mitte lihtsalt selles, et tulge liikmeks ja olge seal niisama, vaid meil on tõesti vaja inimesi, kes tahavad tegutseda, kes suudavad mõelda ja tahavad aidata kaasa. Ja levitada infot. No, mida sa tahad lõpetuseks öelda meie massvaatajale? Lõpetuseks tahaks öelda, et otsige infot, et kui teil ikkagi tervise osas on mingeid komplikatsioone, siis uurige välja näiteks, mis asi on elektroõlitundlikkus ja millised on sümptomid ja võib-olla on see asi, mille osas saate ikkagi ennast ise aidata. Aitäh, Liis, et me teeme enda erakonna poolt kõik selleks, et see teema ei vaibuks, et oleks pidevalt inimestel silma all, võib-olla inimesed siis hakkavad seda lõpuks ka vastu võtma. See on väga tore. Aitäh! Aitäh ka minu